Tere, mina olen Markus. Tänases saates rääkisime Märteniga Dragon Portfolio portfelli teooriast, kuid kuna meil ei ole autoriõigusi jagamaks visuaalset materjali videos, siis panime video alla lingi, kust igaüks saab soovi korral tellida portfelli teooriat puudutava PDF-i endale e-maili peale. Head vaatamist! Tere tulemast vaatama järjekordset episoodi saatest Börsijutud investor versus kaupleja. Mina olen Märten ja vaatan maailma investori pilgu läbi. Hei, mina olen Markus ja seisan siin kauplejate huvide eest, et keegi osta-hoia B-suhte ja muudesse lõksudesse ei astuks. Täna teeme võib-olla natukene teistsuguse saate. Kui tavaliselt Markus ei tea kunagi, mida mina küsin ja mina ei tea, mida tema küsib, siis saate esimeses küsimuses me nüüd mõlemad teame, millest juttu tuleb. Ja põhjus on lihtne, et mõned nädalad tagasi sattusin ühele huvitavale uurimusele, kus selline härrasmees nagu Chris Cole oli kokku pannud nii-öelda generatsioonide ülese investeerimisportfelli, mis peaks vastu pidama ükskõik mis kriisi meile elu näidata võib. Ehk siis portfell, mille nimi on Dragon Portfolio. Ja lühidalt sissejuhatuseks, et ta nagu eristas siis seal 4 erinevat faasi, ta vaatas ajas 90 aastat tagasi ja eristas siis 4 erinevat faasi, mis meil majanduses ja finantsturgudel on. Esimene on siis selline pikaajaline langus või depressioon ja kriisiperiood. Teine on taassünd või siis nii-öelda rebirth ja sellele järgneb tavaliselt stagnatsioon ja sellele siis omakorda buumiperiood. Ja kõik need ajastud kestsid siis ligikaudu vahemikus 15 kuni 25 aastat. Ja tema põhiidee oli siis selles, et kõik see kaasaegne portfelli teooria, millest meil räägitakse, mille peale on üles ehitatud pensionifondid, eraisikute investeerimisportfellid, see baseerub ainult viimasel ligikaudu 40-50 aastal, mis on meil tegelikult olnud valdavalt see nii-öelda buumifaas ja selline, kus siis intressimäärad olid väga kõrged. Nüüd on kõvasti alla tulnud, ehk võlakirjadel on läinud väga hästi ja väga hästi on läinud ka kõigil niinimetatud riskivaradel, ehk siis aktsiad, kinnisvara, krediit ja nii edasi. Ja selline on siis sissejuhatus. Markus, mis sulle sealt nagu esmalt silma jäi, kui sa seda paberit lugesid? Ma kõigepealt selle sinu sissejuhatuse peale ka küsiks, et miks 2007 see nii-öelda buumiperiood ära lõppes, sest kas ta on võtnud seal mingi ajalise järguna seda, sest tegelikult ju osaluspõhised riskivarad ja kinnisvara on lennanud veel 14 aastat peale seda? Ja see on nagu väga hea aspekt, et olles kunagi ise magistritöö punnitusi teinud ka nii-öelda faaside dateerimise ajal, siis mul endal tekkis ka sama küsimus, et kuidas ta need tsükli nagu vahetuspunktid on paika pandud, et kuidas see dateerimine käinud on. Ja mul endal tekkis tunne, et äkki see 2007 võis olla murdepunkt ennekõike rahapoliitika mõttes, et see oli siis see koht, kus meil esimest korda hakkasid tulema need niinimetatud rahatrükid või õigemini siis need quantitative easing meetodid, kus keskpank hakkas kokku ostma väärtpabereid finantsturgudelt, et varem nagu seda ei ole tehtud. Okei, aga muidu mõned mõtted, huvitav oli vaadata seda. Mulle meeldis see, et see nii-öelda 100 aasta data peal oli testitud, et ta läbivalt 100 aasta jooksul toimis suhteliselt hästi. Mitte 100 aasta lõpuks ei toiminud hästi. Et tihti näidatakse meile mingeid indeksite või aktsiagraafikuid, kus võetakse 100 aasta graafik ette ja siis on umbes see, et aga näe, vaata, kus me täna oleme, et kõik on hästi, et lihtsalt hoia.
esiteks, mul ei ole 100 aastat aega hoida oma pensioniks. Üldjuhul on inimestel 20–30 aastat aega, et pensioniks koguda ja investeerida ja selle 100 aasta, näiteks vaadates mõndasid indeksite või aktsiate graafikuid, selle 100 aasta sees on tegelikult olnud rohkem kui üks kord selliseid 20 aasta perioode, kus tootlus on olnud kas külgsuunaline või negatiivne isegi. Et see mulle meeldis, et see Dragon Portfolio oli 100 aasta põhjal tehtud, aga selline jooksvalt läbivalt siis hea portfell, mitte nüüd 100 aastat hiljem on ju, et me kahjuks ei ela 150 aastaseks. Mõned mõtted mul tekkisid veel selle allokatsioonide kohta, aga küsiks sinu käest ka, et mis sa ise selline esmamulje sellest oli? Mulle meeldivad igasugused sellised analüüsid või uurimused, mis lähevad nagu ajas päris kaua tagasi ja eriti sellised, mis nii pikalt ajas tagasi lähevad ja sellepärast, et ammusest ajast ma olen aru saanud, et meil on nagu mingisugused pikaajalised tsüklid ka, et mitte meil ei ole ainult majandustsükkel, mis kestab keskmiselt selline 6, 8 või 10 aastat, vaid on veel pikemad sellised tsüklid. Ja ega väga palju analüüse ja uurimustöid sel teemal ei ole puhtalt sellepärast, et finantsandmeid ei ole kätte saadud ja tema tegigi seal väga suure töö ära, et justkui kunstlikult siis simuleeris ja modelleeris mingisugused strateegiad ja nende potentsiaalsed tootlused tänaste nii-öelda või viimaste aastakümnete optsiooniturgude ja volatiilsuse nagu selle mineviku andmete ja data pealt on ju. Ja see oli nagu huvitav. Aga mulle tegelikult siis meeldis ka see, et ta võttis ja vaatas väga erinevaid varaklasse, et nüüd ongi hea rääkida, et mis see Dragon Portfolio on ju, et tavaliselt meil see klassikaline lähenemine on ports aktsiaid, ports võlakirju, võlakirjades nii ettevõtete võlakirjad kui riigi võlakirjad, aga need varaklassid, mida tema siis uurima hakkas, olid aktsiad, oli kinnisvara ehk siis kinnisvara hinnad, olid ettevõtete võlakirjad, olid riigi võlakirjad või valitsuste võlakirjad ja siis tulid sellised natukene ebatraditsioonilisemad, kuld on ka veel traditsiooniline on ju, aga need ebatraditsioonilisemad strateegiad olid siis toorainete trendistrateegia ehk siis need CTA-d, Commodity Trend Following strateegiad ja active long volatility ehk siis selline strateegia, mis panustab määramatuse tõusule ja just nendele hinnakõikumistele, et nagu nendele pöördelistele ja ärevatele aegadele siis. Ja lõpuks see portfell sai siis kokku selline, et laias laastus on seal 5 varaklassi ja kõigi osakaal on enam-vähem võrdne, et natukene aktsiatel on suurem, aga põhimõtteliselt võime öelda, et lööme siis 5, et aktsiad 20%, võlakirjad 20%, kuld 20%, toorainete trendi järgimise strateegia 20% ja viimane on siis long volatility ehk siis hinnakõikumisele panustav strateegia. Ja see kõik on tore, on ju, teoorias väga huvitavad justkui varaklassid või aspektid, mis on lisatud, aga kus nüüd tuleb see murekoht on see, et mina ja sina ja teie vaatajad on ju, et commodity trend following, long volatility strategies, kuidas me peaksime seda oma portfellis rakendama, on ju? Ma just tahtsin küsida, et see long vol on, kuidas sina seda näed? Mina saan aru, et see on kas läbi optsioonide ostmise, et optsioone ostes sa tegelikult panustad ju koolidega tõusva turu volatiilsusele ja puti ostmisega langeva turu volatiilsusele. Kui sa müüd optsioone, siis sind pigem huvitab mitte volatiilne turg ja lasta seal külgsuunas vaikselt tiksub sinna aegumiskuupäevani ära. Või siis teine variant, et sa ostadki lihtsalt mingit VIX-i ETN-i ja hoiad seda siis vastu trendi. Pigem on ju, nad vaatavad siis, nad püüavad olla selle alusvara suhtes neutraalsed ja panustadagi siis sellele
nagu hinnakõikumise ulatuse laienemisel ehk volatiilsusele endale ainult. Et ju see ongi kombinatsioon optsioonidest, mingitest fiksi futuuridest ja ma üldse ei välista ka, et seal on paras ports näiteks valuutadega seotud mingisuguseid tuletistehinguid, kus siis valuutapaarid on alusvaraks. Võt see on muidu äge allokatsioon ja portfell ja mul on kohe tekkis mõtteid, kuidas ma seda allokatsioone enda jaoks meeldivamaks muudaksin. Aga ma kardan siin üks probleem sellise keskmise jaeinvestori jaoks on see, et päris palju kodutööd ja uurimust peab tegema ja isegi, kui sa paned need strateegiad paika, sa pead seda nii hästi läbi uurima ja tundma, et sul on usku sellesse. Et väga raske on, ma arvan, keskmisel investoril hoida mingit langval strateegiat, kui see järgmised 3-5 aastat peksa saab ja raha kaotab. Et väga raske on seda hoida läbi kaotuste. Et see ikkagi läheb sellise aktiivse portfellihalduse / kauplemise poole minu jaoks. Põhimõtteliselt siin ongi, et kuna ta on oma selles uurimustöös ju faaside kaupa kenasti kõik strateegiad lahti löönud, siis kui me vaatame seda active long volatility't, siis ta põhimõtteliselt taassünni faasis ta on enam-vähem nullis, buumi ja langusfaasis ta põhimõtteliselt kogu aeg kaotab sul raha. Commodity trend following samamoodi vähemalt viimaste faaside alusel buumis on ta sul põhimõtteliselt nullis, decline'i ajal ka või siis väga kaugel minevikus, siis ta jälle teenis. Ja kullaga on ju ka sama lugu, et kullaga ma tegelikult mõtlesin, et maru hea, kui ta oleks kasutanud hoopis hõbeda hinda võib-olla või siis nagu paralleelina kõrvale, sest kuld oli on ju kuidagi valitsuste tasandil ja keskselt fikseeritud ja ankurdatud see hind, et kui me vaatame rohkem kui 50 aastat tagasi, siis me ei saa sealt nagu mingit päris head pilti ju tegelikult. Tead, see on üks asi, mis mina teeks. Mina paneks selle kulla sinna commodity trendi alla ja võib-olla tõstaks selle CTA-de strateegiate allokatsiooni portfellis, sest ma olen päris palju tegelikult viimased aasta-poolteist CTA-sid ehk commodity trading advisoreid jälginud, sest ma olen palju nende trendi jälgimise põhimõtteid võtnud üle enda jaoks aktsiaportfelli. Ja nemad kauplevad tihti olgu see siis kuld, hõbe, plaatinum, vask või nafta, sojaubad, paljud trendijälgijad siis kohtlevad neid turge täiesti võrdselt ühtemoodi, ühtede signaalide alusel lähevad nii pikaks kui lühikeseks. Et ma iseenesest nagu ei näe, et ma ise tahaks kulda eraldi hoida, kui ma juba igasuguseid toormeid kauplen. Et see oleks üks asi, mis ma ise teeks. Kulla paneks sinna commodity alla. Ja ilmselt long vol tundub mulle siuke hedžimise tuul, nagu sa ütlesid, et enamus aega ta kaotab raha, ta ongi siis põhimõtteliselt hedžib sul mingeid osaluspõhiseid riskivarasid, kui turud lähevad siis närvilisemaks ja volatiilsemaks. Aga mida ma olen ka ise mõelnud, mis ma võib-olla, kui ma teeksin, et kui ma ise hetkel näiteks kauplen põhiliselt aktsiatega, et lisadagi portfelli siis neid commoditeid, valuutapaare ja või miks mitte ka võlakirju, aga kaubelda neid või siis investeerida, kaubelda, hallata neid kõiki suhteliselt sarnaselt ja samade põhimõtete põhjal, ehk siis nii-öelda market agnostic, et ei ole vahet, kas trendib eurodollari paar või nafta, ma justkui käsitlen neid turge nagu ühtemoodi. Et mina, ütleme kokkuvõtvalt kiirelt, mina ilmselt teeks oma selle allokatsiooni nii, et võtaks kulla, paneks commodity trendi alla, võtaks selle commodity trendi aktsiad ja siis kolmandaks võib-olla veel mingid võlakirjad ja tegelikult paneks siis võib-olla need kõik kolmandik ja haldaks neid suhteliselt sarnaselt. Ma jagan oma mõtteid ka, et kuidas ma siis selle uue teadmise valguses oma portfelli, ütleme siis ideaalset portfelli vaataks või vaatangi. Et üks asi, millele ma veel kinnitust sain, oli see, et võlakirjadele minu portfellis ikkagi märkimisväärset kohta ei ole. Ükskõik, kas me räägime siis valitsuse võlakirjadest või investeerimisjärgu krediidireitinguga ettevõtete võlakirjadest,
sest kui me vaatame neid ajaloolisi tootlusnumbreid, siis 4 faasist 2 puhul võlakirjad on põhimõtteliselt siuke nullimäng siis nominaaltasandil, ehk kui me veel inflatsiooni arvesse võtame, siis on raha kaotavad või ostujõudu kaotavad, ehk siis taassünni faas ja stagnatsiooni faas ei ole võlakirjadele täpselt mitte head olnud. Samas, kui aktsiate ja kinnisvara puhul, mida ma tähele panin, siis 4 faasist 3 on tegelikult on positiivsed. Nii taassünd, nii stagnatsioonifaas kui ka buum. Ja võt see decline'i või langusfaas, see on see, kus tuleb siis seda valu kannatada, on ju. Ja siin ma jõudsingi järeldusele, et üks esialgne põhjus, miks ma oma portfelli üles ehitasin selliselt, nagu ta täna on ja miks mulle need dividendiaktsiad nii väga meeldivad, ongi see, et hea küll, las tuleb see decline'i faas ehk see langusfaas ja mis siis, kui ta ongi 5 või 10 aastat külgsuunas või kergelt alla, mul on portfellis mingisugused varad, mis maksavad mulle seda rahavoogu. Ehk ma ei ole nii tundlik selle portfelli turuväärtuse osas. Ja järgmine samm on ju see, et sa valid välja sellised ettevõtted, millel on piisavalt palju puhvrit, et nad suudaksid need dividende kenasti maksta. Aga täpselt kuidagi täna tundub, et läbi selle ma tunnen, et ma ise olen selleks pikaks langusfaasiks või külgsuunaliseks grindimiseks ennast ette valmistanud. Jah, see on sarnasel põhjusel mina siis tegin endale sellise ka aktiivse portfellihalduse / kauplemise variandi või reeglid, et siin tuli välja ka see osta-hoia, see buying the equity declines, et buy the dip nii-öelda, et alati ostad langust ja minule seda väga meeldis näha, et see on selline 10-20 aasta, viimase 10-20 aasta eripära olnud ja ei ole läbi ajaloo kogu aeg nii hästi toiminud ja minu meelest see on päris omamoodi ohtlik on see, et lihtsalt ostan, hoian ja loodan, et keskpangad alati oma turumanipulatsiooniga kõik kriisid ära lahendavad ja meil enam mingeid pikki karuturge ei tule, et tegelikult ju osta-hoia puhul mingil määral see lootus on. See justkui nagu ostad ja loodad, et nüüd järgmine kümnend turud tõusevad, aga tegelikult just nii palju on jäetud sellele viimase kümnendi optimismile sellepärast, et kui me vaatame näiteks SB500 indeksit 2000–2010, siis 10 aasta jooksul oli 2 –50% kukkumist ja terve kümnend jäi negatiivse tootlusega. Et see osta-hoia ei saa oma portfelli sellele ehitada, et nüüd 20 aastat on pensionini, ma lihtsalt ostan, hoian aktsiaid ja siis, kui mina jään pensionile, siis on head ajad, pulliturg on tipus ja hakkan seda raha kasutama, et minu meelest see on midagi, millel mõelda. Ja võttagi siis dividendiaktsiaid portfelli, mis maksavad sulle vaikselt. No võt, minule meeldib, minul on see, minu see põhimõte on see, et mul on trendi jälgimispositsioonid ja siis trendi vastu minevad lühiajalisemad swingi positsioonid, mis siis üksteist kompenseerivad erinevates turu olukordades. Ja ma ise mõtlen, ka seda Dragon portfooliot vaadates, et kas mul see oma aktsiaportfelli strateegiaid saaks nendel põhimõtetel kuidagi nende tsüklite jaoks siis nagu veel paremaks optimeerida. Ma nagu püüan mõelda, et mis mulle ei võiks meeldida oma portfelli ülesehituses, süstemaatiline reeglitel lähenemine, hajutatus sektorite, aktsiate vahel, strateegiate vahel, pikaks lühikeseks, kaotuste limiteerimine, võitjate hoidmine. Ma ei tea, mis siin ei saa sobida. Mulle kõik meeldib selle juures. Aga igatahes need olid meie mõtted Dragon portfoolio teemadel. Mõningaid graafikuid saate vaadata nii, et panete video pausi peale või paneme ka lingi alla kommentaaridesse kogu sellele analüüsile ja andke teada, et mis on teie nagu eelistus või lähenemine, et mis varaklasse te võtaksite, mida kindlasti mitte, et mida võtaks, mida jätaks, oleks täitsa huvitav kuulda. Jah, seda oleks huvitav lugeda kommentaariumist, et mis vaatajad, kuulajad arvavad. Aga ma küsin sinult, lugesin hiljuti su blogis, et avaldasid seal oma mõtteid, kuidas edaspidi kajastada oma
portfelli liikumisi, tootlusi, oled praegu näidanud seal oma dividendi tulusid ja minu jaoks väga huvitav olnud, et minu meelest üldse su blogi on siin vähemalt eestikeelsete blogide hulgas, investeerimisblogide hulgas üks top blogisid, mida mina olen suhteliselt algusest peale siiamaani jälginud ja lugenud. Aga tahtsin küsida sellist asja, et kui sa nüüd üks asi, mis ma tegelikult olen saanud aru hästi sinu mõtteviisist ajapikku, et sa ei ajagi taga ainult seda suurt dividenditootlust, vaid sind siiski huvitab ka see ettevõtte kasv ja see on olnud midagi, mis ma olen hakanud viimasel ajal rohkem aru saama sinu stiilist. Aga küsimus ise, et kindlasti paljud sinu jälgijad ja õpilased on küsinud, et kui ma teen kõike nagu Märten, ma vaatan dividendi kasvatavaid ettevõtteid, ma vaatan neid kasvuettevõtteid, ma tahan olla investor nagu Märten, palju ma pappi teenin, palju see tootlus saab olema, kuidas sa neile vastad selle peale? Kui sa valid need dividendi aktsiad välja piisavalt hästi, siis heal juhul paar protsenti üle turu keskmise, kui me mõõdame üle 5 või 10 aasta. See ongi vastus. See on heal juhul. Ma ise enda jaoks alguses seadsin eesmärgi, et kui ma suudan turuindeksiga üle 3 või 5 aastaste aknate mõõdetuna, turuindeksiga olla ühe joone peal, aga minu portfell maksab stabiilsemaid ja nii-öelda kiiremini kasvavaid dividende, siis ma võin teha linnukese tšekk, et minu strateegia on edukas. Kui ma suudan välja pigistada rohkem tootlust kogutootluse mõttes, siis väga hea, aga alguses mulle oli see dividendivoog ja see stabiilsus nagu hästi oluline või siis ikkagi see dividendide kasv. Kas see vastas su küsimusele? Ja, väga hea. Ma arvan, et siin veel sellega seoses meelde tuletada, et ikkagi tootlust mina vähemalt hindan 10-20 aasta põhjal aasta keskmisi tootlusi, kui ma mõtlen tootlustele üleüldse turgudel, et kindlasti kuna siin eelmine aasta oli selline erakordne aeg, kus ka kes eelmise aasta kevadel sattusid ostma midagi, siis neile võis tekkida väga selline natukene väär arusaam, et kuidas võiks tootlus olla, et pikaajalises tootlus rääkides see, kui sa juba turgu ületad natukene, on tegelikult väga hea. Täpselt. Mõned päevad tagasi tuli siin uudis, et maailma äkki vist on jätkuvalt rikkam mees. Bill Gates läheb oma naisest lahku ja ma ei taha kuidagi kellegi isikliku elu draamadele nüüd, ma ei tea, soola haavale raputada või midagi taolist, aga maru vaimukaid asju jäi mulle ette, et kes on võib-olla ka natukene 35 ja pluss mäletavad, et Wordis oli vanasti nagu see kirjaklamber. 35 pluss isegi mina mäletan. Mina noor inimene mäletan ka seda, aga ma olin väga varajane arvuti kasutaja, mul oli selles suhtes õnne. Et minu arust jumalast vaimukaid asju nagu on siin läbi jooksnud nii Twitteris kui Instagramis on ju järgmine asi, et jällegi võib-olla mu huumorisoon on selline võib-olla niimoodi mitte kõige viisakam, aga ma ei hakka neid kõva häälega ette lugema, saate ise vaadata. Jälle täpselt samamoodi on ju start all programs, control panel, uninstall wife ja väike süke pildiline mõte ka veel, et kuidas Microsoftist saab Micro siis lõpuks. Ja need, kes meid podcasti vahendusel kuulavad, peavad siis minema YouTube'i korraks lahti võtma hiljem ja vaatama ka visuaalset poolt. Ja, täpselt nii. Okei, nali naljaks, et räägime ühel teemal veel ja natukene seotud selle Dragon portfoolioga, mida ma siin viimased nädal-paar uurisin ja puurisin ja paratamatult hakkasin ikkagi vaatama natukene erinevate sektorite aktsiaid tervikuna ja samamoodi ka siis toorainete ETF-e. Ja tahaksingi siis su käest täna nagu küsida, et ma ütlen sulle 3 kauplemissümbolit ja sina ole hea kauplejana, on ju, vaata peale ja ütle, mis sa arvad.
kohe nagu hästi suur see nagu tähelepanu kõigile, et tegu ei ole investeerimiskauplemis või mitte millegi soovitusega. Miks ma seda küsin, on praegu lihtsalt see, et mina tegin oma kodutöö ära ja nüüd ma lihtsalt tahaks nagu aru saada, et kuidas, kummal pool sa oled, et kuidas nagu Markus mõtleb ja missugune on tema mõtteprotsess. Ehk esimene kauplemissümbol on CRB ja Milano börsilt ehk tegu on siis ühe nii-öelda tooraineid koondava ETF-iga, mis põhimõtteliselt kasutabki väga erinevaid futuurlepinguid, et jälgida ja järgida ja peegeldada siis tooraine hindade liikumist. Ja seal on sees põhimõtteliselt kõik on ju energiakandjad, agriasjad ehk põllumajandus, väärismetallid, need base metallid ehk siis kõik muud metallid ja nii edasi. Ja nüüd olekski huvitav teada, et mida siis kaupleja näeb, et kas commodity trend following lähenemise järgi või ka lihtsalt niisama on ju taktikalise positsiooni mõttes. No, kui ma võtan nädala graafiku ette esmalt, mis vaatab 2,5 aastat tagasi, siis trend on üles, et trendi kaupleja, trendi jälgija oleks hetkel selles pikk. Et ei ole küsimustki ja ilmselt oleks pikaks läinud umbes selle aasta alguses või isegi aasta lõpus seal novembrist alates, kui põhimõtteliselt see 2020 kevade põhjast hakati tulema ja nii-öelda trendi pööras üles nädala graafikul, mis on minu jaoks pikaajaline graafik, aga kui investor seda vaatab, siis võib-olla tahab isegi minna tagasi kuuaja graafikule, mis vaatab 10 aastat tagasi. Et minu jaoks on see nädala graafik kõige pikem, mida ma vaatan. Trend on üles, küll aga lühiajaliselt ma näen, et siin hetkel ta 16 kandis, kus hind on selline võimalik vastupanu tase, siis aastast 2018-2019, kui ta külgsuunas liikus, 2019 põhiliselt on mul siin ees, siis pidevalt ta puudutas seda 16, aga sealt kõrgemale väga ei jõudnud. Et pikaajaliselt Max Bullish tõusev trend, aga siin lühiajalisemalt võib tulla mingeid vastupanu põrkeid, et ta peab selle vastupanu läbi töötlema, kui ta sealt 16-st nüüd läbi murraks ja sellest toetustase tekiks, siis ma oleks pikas plaanis vähe optimistlikum. Ma ei tea, kas päevagraafikule üldse mõtet minna, et see on selline lühiajalisem, mida mina ise kauplemisel vaatan, aga seal ka trend on üles lühiajaliselt natuke üle ostetud Keltneri kanali kohal, mida mina kasutan, kes mu tööga kursis on. Aga trend on üles, selles mõttes ei saa midagi muud öelda, kui pikk olla. Väga hea. Järgmisena IYR ehk siis ETF, mis jälgib või koondab endas USA REIT börsil kaubeldavaid kinnisvarafonde ja lihtsalt taustaks nagu räägin, et umbes täpselt aasta tagasi, ma ei olnud nagu varem nendest REIT-idest midagi otseselt arvanud, et nii palju nagu kui ma olin researchi teinud ja analüüsi, siis ma vaatasin, nad liiguvad aktsiatega põhimõtteliselt suhteliselt ühte jalga ja ega seal väga suurt vahet ei ole. Aga eelmine kevad ja suvi pakkusid ikkagi nagu päris head kohta, et välja valida siis mingisuguseid selliseid tugeva bilansiga ja tugeva portfoolioga kinnisvarafonde ja tegelikult sellest endale tehtud uurimis- ja analüüsitööst sündis ka see börsil kaubeldavate kinnisvarafondide käsiraamat või raamat, et kes huvi tunneb, siis saab üles otsida. Aga jah, et see on siis neid kinnisvarafonde koondav ETF ja kuidas sulle siin see pilt tundub? Nädala graafikul on üsna sarnane, et 2020 kevad oli kõva kukkumine, tõusis põhjast, tegi nii-öelda V-shape põhja, ehk siis põhja testima väga enam ei läinud. Ja ütleme minu jaoks siin
suvel lõpp, ja tegelikult suvel justkui ta juunis trend pööras minu jaoks tõusule, aga kuni novembrini liikus külgsuunas. Ja siis hakkas nüüd tõusma, aga see pilt on selles mõttes suhteliselt sarnane, et siin on 2020 alguse veebruari tipp 97-98 juures pakub natukene vastupanu taset, kuhu ta hetkel on tõusnud. Ja ma vaatan, et see nädal on natukene 2,5% tagasi tõmmanud, et see on sama asi, et ta peaks selle 97-98 piirkonna välja mängima ja sealt püüdma nii-öelda läbi murda ja seda hoida. Aga hetkel ta on ka siin nädala graafikul kanali ülemise joone juures ja võtnud suuna alla siis 21 nädala EMA, Exponential Moving Average'i poole. Ehk siis ma ise eeldaks, et mingi väikse pullbacki võiks ta teha, minna uuesti seda 98 testima ja siis sealt läbi murda. Aga trend on ülesse, et trendikaupleja on ka siin hetkel suure tõenäosusega pikk. Lihtsalt, mis ma tahan öelda, et kui ma ütlen, et hetkel olla pikk, siis ikkagi riski hallata ja võimaliku languse puhul mina astuksin välja, et ütleme, kui see hind kukub siia kuskile 86-85 juurde ja sealt alla hakkab minema, et siis see on võib-olla selline sulgemispõhine stopi koht. Selge pilt. Ja viimane ja kolmas USA börsilt tikker on S ja B. Nõrk B siis tegelikult ei ole tõenäoliselt USA firma, lihtsalt USA börsil listitud. Ja kui ma ise selle graafiku nüüd ka jälle lahti võtan, siis ma hakkan vaatama, et mul on vist mingi muster täna. SB Safe Bulkers. Täpselt. Nädala graafikul oli pikk langustrend, mina vaatan siis 2,5 aastat tagasi, 2018 lõpust alates sügisest ma näen, oli langustrend, tegi siin 3-kordset põhja, viimane põhi oli november 2020, hakkas tõusma. Ütleme, see nädala graafikul see selle aasta jaanuari alguse pikk küünal oleks olnud siuke sisenemise koht, kui oleks seda olnud huvi vaadata. Praegu ta on tugevas tõusutrendis, et kindlasti jälle pigem olla pikk kui lühike, et tõusval turul tahan olla sees ja sõita. Aga hetkel minu jaoks on natuke hilja siseneda, et lihtsalt see ei paku mulle hea riskitulususe suhtega sisenemiskohta, kuna ta on siin välja venitatud oma libiseva keskmise juurest minu jaoks siin üle 3-kordse Keltneri kanali. Et ma ütlen, see võib, kui ma oleksin siin sees juba, siis ma kindlasti hoiaks seda edasi. Aga hetkel sisenemiseks ma ise otsiks midagi paremat. Kui me jätame nüüd nagu kõik selle fundamentaalse poole kõrval, et mis fondide või aktsiatega tegu ja ma ütlen sulle, või palun sulle öelda, et nendest set-upidest, missugune on kõige potentsiaalikam, siis oskad sa midagi neist kolmest välja tuua? Jälle ma nagu rõhutan, et see ei ole kuidagi mingisugune kauplemis- või investeerimissoovitus, aga tegelikult see sama võib olla SB selles mõttes, et siin ei ole sellist lühiajalist vastupanu taset, siin ta teeb uusi tippe ja kuigi paljudele tundub see uute tippude ostmine hästi riskantne, siis kui te vaatate tagantjärele kõige paremaid, tugevamaid tõusutrende, siis hind teeb pidevalt uusi tippe. Ehk siis see tegelikult ei tea, et kas see uus tipp on nüüd see trendi algus, keskpunkt või lõpupunkt, aga riski võib-olla ikkagi siin võtaks sellepärast, et eelneval 2 tikkeril oli see vastupanu tase nagu ilusti näha, et nendel ma tahaks näha. 2018 veebruar, märts sinu graafikule praegu ei tule, on ju? Ei tule, jah. Kui sa natukene pikemaks graafiku venitad, siis põhimõtteliselt meil on seal $4 peal, 3,5-4, meil on umbes sama teema nagu vist kõigi teistega, et on seal mingi mineviku eelmiste aastate tipud parasjagu. Ja nüüd näen, tõesti 2017-18 on, aga isegi sealt ta
ta on ikkagi sulgemispõhiselt. Hetkel on nädal ei ole sulgunud, aga ütleme, kui see nädal sulgub nüüd üle 4 ja pigem sinna 4,1 ja ülesse sulguks, siis see oleks päris bullish. Ma ikkagi pigem nendest 3 ostaks seda, kuigi see ei ole teistele soovitus, sest et isegi kui ma seda ostaks, kui see nüüd tõus ei jätku ja ka mitte külgsuund, vaid hakkab kukuks oma sellest 21 nädala EMA-st allapoole, siis ma lihtsalt väljuks kahjumile. No vaat kui huvitav. Mina ise oleks pakkunud nendest 3, see on just nagu kuidagi kõige vähem atraktiivne, aga väga huvitav. Ma ise, kui ma vaatan seda graafikut, ma ootaks, et ega ta siit nüüd ei pruugi kohe sama tugevalt edasi tõusta, et praegu sisenedes suure tõenäosusega peaks kannatama mingi hetk vaikselt langevat külgsuunda, mis tegelikult pikaajalise vaatega oleks bullish, et kui peale tõusu, nagu siin oli siin kohe see eelnev EMA puudutamine veebruaris, et täpselt sama nagu veebruaris tulistas siit üles EMA-st Keltnerist läbi, tuli tagasi EMA juurde ja jätkas. Et midagi sarnast tahaks näha. Twitteris nägin sellist sõnumit trendikaupleja poolt Tom Bassau ja tweetis siis vastuseks sellise lause, ma loen selle ette siis eesti keeles. Trendi kauplemisel on eesmärk püsida positsioonis kogu ülejäänud elu. Mul ei ole see veel kordagi juhtunud, aga endiselt loodan. Kaitsev stopp võtab mingi hetk positsioonist välja, naudi sõitu. Minu jaoks lihtsalt just selliste pullbackide ja korrektsioonide puhul midagi, mida vaja üle korrata, et ma tahan olla selles trendis sees nii kaua kui võimalik, mitte hakata arvama, kas nüüd see on pöördekoht, kas see on trendi lõpp, pullback või mitte. Ma tahan olla nii kaua sees, kuni minu jaoks on tõusutrend ja kui trend saab läbi, siis stopp võtab mu nagunii välja. Ma ei pea ise arvama, millal see juhtub. Kuidas sulle see lause tundub? Kaupleja vaatest, kui ma üritaks kuidagi midagi ajastada ja olla selline aktiivsem kaupleja, siis täitsa nõus, kuigi ma pean ise ütlema, et nii palju, kui ma siin episoodiliselt minevikus olen katsetanud, siis mulle mingite targetite pealt nagu meeletult meeldib seda kasumit lukku panna, kas või osaliselt. Aga seda enam on tulnud pärast seda juuste kakkumist, et nagu, kes oleks võinud arvata, et siis sõit nagu jätkub ja mul on siin nagu, ma siin märtsis ja aprillis veel tasapisi olen kas olude sunnil kinni pannud või lihtsalt kinni pannud ka mõningaid neid kauplemispositsioone. Ja üks asi, millega kannatus otsa sai näiteks on ticker KSU ehk Kansas City Southern on vist selle nimi, raudteekompanii oli kauplemispositsioon ja kui siin tuli see mingisugune väristamine vist äkki märtsis, kui ma õigesti mäletan, siis oli tunne, et väga ei taha enam hoida ja võtame selle väikse kasumi ära ja lasta olla, ja kui te graafikut vaatate KSU-l ise, siis te näete, et märtsi teises pooles on seal mingisugused üüberhüpped, ja võt nüüd see on nagu see koht, mis mulle alati meelde tuletab, et isegi kui tegu on mõne mu pikaajalise portfelli ettevõtte aktsiaga ja on tunne, et on nagu kuidagi väga stretched või see tõus on väga kiire olnud, siis alati on võimalus, et tuleb mingisugune korralik hüpe ja selle aktsia puhul siis põhjus oli see, et esimene sutsakas ülesse tuli sellest, et tehti ülevõtupakkumine, läks natuke aega mööda, siis tuli kolmas mängija nii-öelda pildile ja pakkus veel kord üle ja tuli teine hüppe ülesse. Et ma olen suhteliselt nõus selle ütlusega. See on see näide, mis ma just hetk tagasi ka ütlesin, et
siin on näha, kuidas 2020 hakkas tegema kogu aeg uusi tippe, 2021 algus tegi uue tipu ja nüüd veel kõrgema, veel parem uue tipu. Et see näitab lihtsalt seda, et neid olenevalt situatsioonist, neid uute tippude ostmist ei pea alati kartma, et nüüd kohe sealt kukkuma hakkab. Et siin on nagu see näide, et kes siin 2020 lõpp ja 2021 algus seda uut tippu ostis, siis tegelikult tagantjärgi see tõusis veel kenasti. Aga kui ma veel nagu mõtlen selle tsitaadi peale, mis ette lugesid ja mõtlen veidi suurema pildi peale, et unustame ära, et sina oled nagu see kaupleja, on ju, mina olen see aktiivne aktsiavalija ja vaatame kas keskmist erainvestorit, kes lihtsalt nagu regulaarselt investeerib või ka episoodiliselt ja vaatame ka fondijuhte, kaasa arvatud mina ise umbes 5 või 10 aastat tagasi, siis ma tahaks võtta selle sama tsitaadi ja jätta ära sealt ühe lause vahelt ja öelda seda kogu aktsiapositsiooni kohta tegelikult. Et ma tahaks selle vahelt ära võtta, et nagu sa saad stopiga välja visatud. Sellepärast, kui me vaatame portfelli tervikul tasandina või portfelli tasandil tervikuna, siis minu arust nagu kõige hullem asi, mida üldse võib teha, on hakata aktsiad versus võlakirjad ja mingi varaklasside vahel ajastamine. See ei lõpe nagu üldse hästi. Siis sa istud nagu rahas ja sa istud mingites deposiitides ja riigi võlakirjades või kus iganes ja põhimõtteliselt sa jääd nagu rohkem kui poolest tõusust alati ilma. Ei, muidugi see, kui sa tuled stopiga välja, sul peab selleks olema ka plaan, millal sa tagasi sisse lähed, on ju. Aga lihtsalt see, et ütleme aktsiate osta, hoia, aga võimalikel langustrendidel, võimalikel karuturgudel tuled ikkagi stopiga välja, et sul mingisugune see, nagu ka tegelikult Buffettil oli stop loss, et ta lennufirmat eelmisel kevadel maha müüs. Et näed, kõik arvasid, et Buffett ostab ja hoiab 50 või 100 aastat, aga ka tema müüb, ka temal on stop loss, et selline mõte. Nõustun kaupleja vaatekohast ja aktiivse investori vaatepunktist, aga ikkagi keskmine erainvestor, kes ei viitsi asjaga tegeleda, siis nagu see kogu aktsia osakaalu ajastamine, ma ei ole näinud mitte ühtegi kaasust ausalt öeldes. Kui ei viitsi tegeleda, see juba tulis lausest välja, et kui ei viitsi tegeleda, siis äkki peakski millegi muuga tegelema. Siis võib-olla kolmas sammas indeks ja las olla. Aga siis ei saa ka panna väga mingeid suuri soove tootlusel. Tõsi. Aga selline sai saade Börsijutud number 14. Minul oli väga meeldiv, aitäh Märten, et jagasid seda Draakoni portfelliteooriat, pani mõtted jooksma ja näeme juba järgmine kord. Ja ootame kommentaare sinna alla ka, et väga tahaks lugeda, mis mõtteid see teist tekitas ja kas tekkis soov oma portfellile värske pilguga peale vaadata. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.